seekord on siis plaanis teha üks jalgsimatek Paldiskist Tallinna poole. Muidugi nii pikka teekonda ma nüüd ette ei võta, et ma päris koduni jalutan mitmel põhjusel. Esiteks on see, et ma alles hiljuti kõndisin Tabasalu lähedalt Rannamõisast enda koju, et siis see osa kattub minu tänase plaaniga, ütleme selle teekonnaga, ja ma ei taha lihtsalt topelt kõndida seda maad, mis ma juba alles hiljuti kõndisin. Ehk siis täpselt ma ei oska öelda nüüd, mis pidi, kas ma siit altpoolt või ülevaltpoolt, aga ma kardan, et tee peale jääb just sinna mere äärde ilusaid kohti niimoodi, et Kersaru joastikku ma ei tea, et ma oleks näinud, et tahaks sealt läbi käia ja võib-olla seal Türisalu kandis samuti ja Keilaajuga, et sinna jääb palju rohkem huvitavaid kohti, ma alatan, et ilmselt ma lähen siit põhja poolt, et ma ööbin ühe öö kuskil siin Rannamõisa tõlkimisalal, RMK plats. Ja nii palju on mul teada, et kodulehekülje järgi, et seal talvel ei varustata lõkkepuudega seda telkimisala. See tähendab seda, et ma saan proovida panna enda teadmised siis proovile selles osas, et kuidas tuld süüdata oludes, kus ei ole ette antud eriti midagi. On antud ainult luba teha lõket. Ja jah, ilmselt siin põhja poolt kuskilt tulen ja pakun, et kuskil Tabasaluni võiksin kõndida või siis siia Rannamõisani. Isegi siis tuleb küllaltki pikk maa, et ei olegi kindel, kas ma jõuan seda sinna maani kõndida, sest seljakoti raskuseks ma kaalusin, oli tuleb kuskil 14,5–15 kilo. Minu jaoks on see kõigest hoolimata raske, kuna ma ise kaalun väga vähe ja ei ole võib-olla kõige treenitum ka praegusel hetkel. Seetõttu ma väga suuri plaane ei tee, vaatan, kuidas jõudu jätkub ja loodan, et külm ei näpista ära. Et võtan seda siukse kerge retkena, mitte nii väga siukse militaarse matkana, kus on vaja tingimata jõuda punkti B, et elu jääda. Sest tee peale jääb asustust küll ja küll, ma saan loobuda. Kergelt loobumise kohti on palju. Nii palju siis, mis asi, Lukka tänava, mis asi see on, esimest korda näen. Aga jah, et vot sellised plaanid seekord siis. Täna täpselt aasta aega tagasi olin ma samuti ühel talvisel hetkel ja Facebook tuletas mulle seda meelde. Nii et ma ei ole plaaninud üldse sellist aastapäeva tähistada, et uuesti täpselt aasta pärast teha talvist retke, aga juhuse tõttu saab see niimoodi olema. Et olin ka varem jah, siuksel mitte nii väga tõsisel retkel, aga siiski. Vot. Nii, jõudsin siis otsapidi Paldiskisse. Vaatame siis, kuhu suunas edasi.
ma ei tea, Paldiskis on midagi sürrealistlikku, mida on kuidagi raske sõnadesse panna. See on huvitav linn. Vaikselt hakkan siis Paldiskist välja jõudma. Päris mõnus on kõndida siit siuksel vaiksel teel. Ma ei tea, kas video peale jääb näha, aga siin taga on tuuleturbiinid. Nii kaugele kui silmapiir paistab, on tuuleturbiine täis, tuulegeneraatorid või mis iganes. See minu Munkis termomeeter näitab 5 kraadi sooja. Reaalselt on siin kuskil arvatavasti -3 kuni -5 kraadi. Et täiega paneb mööda see termomeetri kahjuks. Tee läks jälle pisut kitsamaks. Hästi mõnus vaikne, mitte kedagi ei tule vastu. Huvitav, siin on mingid loomajäljed ja samas justkui nagu mingi verine plekk siin. Mis siin on toimunud, seda ma ei oska öelda. Mõni võib-olla oskaks öelda, mina mitte. Ma ei tea, see on küll karu jälg või? No minu käe suurune. Siukene, ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis loom see võib olla. Nii, ja tundub, et hakkangi jõudma Poolsaare teise otsa. Kui seni oli vaiksem, hiljem tuulevaikne, siis nüüd siin juba on veidi tuulisem mere ääres. Ma oletan, et näiteks see võib olla siis näiteks kass või midagi selline pisikese loomajälgiga. Aga see siin, ma ei tea, kellelgi on siukene koduloom, siis mina pelgan sinna koju minna. Ja siit paistab meri täies oma hiilgudes ja prügikast. Kuskile sinna poole peaks jääma Vallijuga ja mitu juga veel peaks kuskil sealt ka tulema. Aga praegu siin talvise ajal vist on natukene keeruline sealt sinna ligi pääseda, aga eks ma vaatan. Midagi vuliseb, ma arvan, et see peaks olema siis see Põlküla juga, mis oli kaardil märgitud. Küll ei ole eriti nagu vett näha, see on ainult kõik on jääs. Aga ju siis Põlküla juga on. Huvitav avastus minu jaoks on see, et kui ma arvasin, et mul tuleb ilmselt Meremõisa telkimisalale jõudes läbida kokku 17 kilomeetrit, siis praegu arvutuslikult tuleb ilmselt kuskil 25 kilomeetrit. Nii et väljakutse. Aga ma vaatan, et osa maast on nüüd selline asfalttee. Mõnes küljest ei ole just eriti mõnus sõita või mitte sõita, kõndida mööda sellist suurt autoteed. Aga samas ta on natukene lihtsam, et selle võrra, no ütleme nii, väike kompromiss, et pikem maa, aga natukene kergem kõndida, kui läbi lume sumbata.
aga jah, kindlasti mitte nii huvitav. Vaikselt hakkab juba hämarduma ja natukene lund sajab. Pöörasin nüüd natukene kõrvale sellelt suurelt maanteelt, kuna ei tahtnud rekadega võidu ajada ja lähen natukene otsemat teed, kui ma algselt plaanisin. Ehkki ma ei ole kindel, kas ma saan siit mööda minna täpselt kuni lõpuni välja, sest siin on vahepeal jõgi ja vahepeal on siin sellised väiksed jalgrajad ja mõnedest jalgradadest ei pruugi täna siin talvisel ajal eriti midagi näha olla ja võib tulla paras lumesumpamine, aga eks näis, saabki väike seiklus olema. See on lihtsalt hämmastav, usute või mitte, aga see väike jalgrada on maps.me kaardi peal täiesti olemas. See on kuskil korvpalliplatsi vahepealt läbi ja täitsa põnev. Selline teekond. Äge. Seal teisel pool, seal on meri. Natukene üle 6 kilomeetri on veel mul kõndida. Väljas on pime. Noh, ütleme niimoodi, et tunne on väga mõnus, et panin endale sobivalt riietuse, ma arvan. Mitte nii paksult pükse. Võib-olla isegi joppe oleks võinud olla see õhem variant. Aga väga hea, meriinavillane pesu on lausa super. Kõik on super. Jõudu on ka üllatavalt palju selle kohta. Ma arvasin, et mulle saab see ligi 15 kilogrammi natukene liiga palju, aga praegu hetkel tundub, et täitsa veel okei. Mis pealmine? Need supergeenid. No supergeenid. Gypsum 2 Mead VP on lihtsalt suurepärane. Aitäh sulle, kallis Gypsum. Ole tubli veel kilomeetrid homme ka. Kõvasti tuleb veel mütata. Huvitav, kellele kuulub see suur kõltsumõis? Siin on praegu pime, muidugi ei ole mitte midagi videos näha ilmselt, aga see on üüratult suur. Proovime vaadata, mis on siis 220 luumeline lamp, mis ta endast kujutab, kaugel ma näen. No siin videost ei näha hästi näha, aga tegelikult ma näen päris kaugele. Täitsa okei. Noh jah, kui ma seda laiemaks teen, siis ma olen nina ette paremini ja ei, täitsa rahul. LED Lenser SCO7R. Täitsa üllatav, et Meremõisa telkimisala on autoga väga ligi pääsetav, isegi siukse lumise ilmaga, kerge lumesajuga nagu praegu. Ja no tore. Lihtsalt üks pilguhoid ka sellele kohale, kus mul tuleb hakata nüüd telki kuskil püsti ajama. Siin on korralik paks lumi. Aga näed, kõik on olemas, ahjud, ressid, küpseta mida tahad, kui on midagi küpsetada. Sealpool meri mühab. Aga kui siin on kerge vall on nagu ees, et see suurem tuul ei puhu siia. Natukene vaiksemalt siin siiski õnneks. Vot siis. Enne kella 5 ikkagi tuli kusehäda ja aga siin on spellid olemas. Ja enda telgi ma panin siia kohe ligidale, ei hakka kitsukust väga suurt platsi otsima. Siin ta mul on.
lund sajab mõnusasti. Täna on sünnipäev meie maailmaränduril Meigo Märgil ja siin on tema sünnipäeva auks üks tort ehk siis Snickers, mis on lapikuks läinud, kuna see oli öösel mul taskus ja magamiskotis ja siis oli piisavalt soe ka ja külje all läks lapikuks, mis oli ikka. Palju õnne sulle, Meigo Märk! Nojah, eriti hästi ei taha see kuum vesi või soe vesi leotada neid nuudleid. Ma võtsin kaasa eile õhtul termosega siis vett ja aga ta ei ole nii soe praegu, et ta päris korralikult ära leotaks need nuudlid. Et jääb ikka kerge krõmps nuudel. Nii, kell saab kohe 9 hommikul ja vaatame siis seda platsiga Valges, kus ma sellel ööl ööbisin. Kõik on lumine, öösel sadas samuti lund. Pärast viimast vetsuskäiku tuli siuke mõnus uni, et oleks maganud veel ja veel. Aga noh, kaua sa ikka magad. Ja kui ilus vaade on siin, mis huvitavad mürakad on siin. Kivimürakad on mütside all vee sees. Väga ilus. Ja nüüd katsun leida ka materjali, et teha lõket. Et see oli juba plaanis tegelikult eile õhtul teha, aga kuna oli nii pime ja ma ei viitsinud hakata mässama, sest esimese hooga tundus, et ega ei olegi nii, ma ei tea, siukest materjali, mida lihtsalt võtta, et oleks vaja ka natukene võib-olla siin midagi murda või ma ei tahaks väga kuskilt midagi lõhkuda. Aga noh, vaatame, äkki leiab mingit muid materjali ka siis. Sest tegelikult on isegi siin mingid notid, puunotid olemas, millega ma eile telgivaiu maa sisse tagusin. Oi, kui sandis neid taguda. Küll üle poole tunni, kui mitte kolmveerand tundi ma maadlesin sellega. Sest tegelikult mere pealt tuleb ka tuul ja see oli vahepeal tahtis telki nagu uppi lüüa, kui ma seda telki püstitasin. Aga noh, kõik oli ilusti kenasti, et midagi ei juhtunud. Nii, nüüd katsutan ära ka sellise imerelva nagu süütepulgad sellised. Nad ütleme jah, ei ole mitte süütamiseks eelkõige, aga just nad on sellised väiksed pulgakesed, mis põlevad mingi minut aega. Vaatame, kuidas see toimib. Panin selle põlema, eraldi tuleb selleks süüdata mingi vahendiga ja vaatame siis, kuidas ta toimib. Ta on selline vaigune ehk siis ta kleepub ka selle puu külge ja ta on tõesti väga, minu meelest isegi etemasi, kui on süütetikud. Vaat see on hea, et ma saan väikse tükikese jätta sinna, nagu ta kleepub nagu plönnina kuskil puu külge. Ja siis ma saan sellega käia erinevates kohtades üle, süüdata erinevaid kohti, paigaldada sinna neid põlevaid jubinaid. No vot, tuli võttis vedu ilusasti ja kasutasin ka muideks seda trosssaage. Et võtsin ühe väikse kännu maha, kännust oli jupi maha. Täitsa hästi lõikas, võtaks niimoodi. Ma üllatasin, et ta kiiresti edenes, muidugi lõpupoole, kui ta seal keskel on õigemini. Siis oli natuke raskem saagida, aga täiesti võimalik ja väga tarvilik vahend. Minimalistlik.
ja väga tõhus. Soovitan teistelegi. Praegu küllalt ma võtan taskust välja ka selle sae, siis ma näitan teile. Näeb siis välja siukene jubin. Paned ühte otsa pulga ja teise otsa, mis mul on käes. Paned teise pulga ja siis ei hõõru käsi ära ja tõmbad ja tulebki puunott maha. Nii, kell saab 10:30, olen nüüd ära pakkinud enda asjad. Siin oli siis minu telk, ma ei pannud siia alla mingisugust foolium, mingit termokilet või mingit asja alla. Ja täitsa mõtlen niimoodi, et ma ei tundnud nende külje alla otseselt siukest nagu, et mul alt hakkaks külm, siuke tugev külm. Oli tunda küll, et korraks mingi aeg, et oli natuke jahedam, aga kui käisin vetsus ära, tulin tagasi, siis kuidagi sain veidi sooja juurde ja oli väga mõnus magada. Et ei olnud, peaks ütlema, et uutel kombel pärast ei tundnud üldse külma. Et mul oli see talline Ferrino matt, napp või mis ta on. Ja täitsa ajas asja ära, ei olnud probleemi. Vot siis. Nii, täna siis hommikul hakkan liikuma. Plaanis on kõndida 22 kilomeetrit Meremõisa telkimisalalt Rannamõisasse. Et sõidan siia kõnnin bussipeatusesse ja sealt juba edasi ilmselt ikkagi bussiga sõidan koju, sest Rannamõisast hakkasin ma eelmine kord kõndima Tallinnasse koju. Et ma ei taha seda sama üritust teha teist korda järjest. Et nii siis. Nii. Varsti peaksin jõudma Keila joa lähedale. Türisalu pank hakkab varsti liginema, natuke maad veel kõndida sinna poole.
nii Väänajões. Lahkeid inimesed lubasid mul siin poe juures natukene sooja vett keeta termosesse, nii et elu pole viga midagi. Ühest fenomenist ei saa aru mitte kuidagi. Et kui ma vaatan siin lõikude kaupa neid kilomeetreid, siis tuleb nagu kokku palju rohkem, kui ma ühe jutiga võtan. Et ma ei saa aru, kuidas see vahe, kus kohas see vahe tuleb. Nojah, võib-olla ma vahepeal käisin kuskil metsa vahel. Et see võib-olla mõjutab samamoodi, aga ikkagi kuskil oleks nagu justkui 3 kilomeetrit juurde tulnud. Ei tea kus kohast. Nii, ma tegin pika pausi ja pärast seda pika pausi tunnen, et jalad on hästi valusad. Nii et lumetee. Jah, et omad plussid ja miinused, kui pikka aega seisma jääd, siis pärast on väga raske ennast uuesti jalgade peale ajada. Aga sain korralikult süüa, tegin endale nuudleid ja jõin kuuma kohvi ja väga hea tuju on. Nüüd see 10 kilomeetrit ei tundugi enam nii raske. Ja tundub, et praegu ka siukene mõnus, kuidas nüüd öelda, kergliiklustee, mida just sahka ajas puhtaks, nii et on natukene parem kõndida kui suure tee peal. Ja kui ma õieti mäletan, siis põhimõtteliselt see viib kuni Tallinnani välja. See kergliiklustee on siin päris pikk ja sirge, aga ma mõtleks, et see ei ole üldsegi mitte üksluine, ta on siukene mõnus rahulik tee. Ja teeolud on just siuksed, et on väga hea on kõndida siin. Vaatame, mis kirik see selline on. Kalmistoina. Rannamõisa kirik. Naat. Nii. Hurraa! Märk maas. Olengi jõudnud Rannamõisa bussipeatusesse. Ehk siis sellesse kohta, kuhu ma mõni kuu tagasi, novembrikuus, sõitsin Tallinnast. Ehkki alguses oli plaan sõita Meremõisasse, sinna poole, 22 kilomeetrit veel edasi. Aga lihtsalt, kuna ma suutsin ajada segamini Rannamõisa ja Meremõisa ja tulin maha kogemata juba varem siia Rannamõisa peatusesse, siis ma mõtlesin, kas ma viitsin oodata ära järgmist bussi, mis tuleb pool tundi hiljem ja sõita edasi Meremõisa poole. Või ma siiski lähen jalgsi lihtsalt Tallinnasse tagasi ja mõtlesin, et lähen jalgsi. Ehk siis 30 kilomeetrit Lasnamäele. Tegin väikse siukse kiire rännaku. Aga täna 22 kilomeetrit, umbes 6,5 tundi. Läks aega täitsa vahva. Sain siiamaani ära kõnnitud. Et tee peale oli väga ilusaid vaateid, alates siis Keila-Joast kuni Türisalu pangani ja seal kõik see tee, mis seal ääres oli, kõik oli väga kena. Aga nüüd tuleb saada teisele poole teed, sest buss läheb Tallinna poole. Täiesti crazy. Ma olen Tallinnas, mul jalad on piimhapelt paksult täis, aga ma nägin, et buss tuleb.